Jõumees Simson. Kuigi Iisraeli rahvas nägi Jumala poolt tehtud imesid ja koges tema armu ja abi, jätkas rahvas siiski lubamatut elu ja taganes Jumalast. Karistuseks langes rahvas uuesti orjusse ja oli 40 aastat sõjaka paganliku naaberrahva vilistite võimu all. Tookordse orjapõlve ajal andis Jumal rahvale kohtumõistja nimega Simson. Simsonil oli üliinimlik jõud, mille saladus peitus tema juustes. Veel enne Simsoni sündimist keelas Jumal tema vanematel poja juukseid lõigata. Nende poeg pidi saama Jumala nasiiriks. Nasiir on Jumalaga tõotusvahekorras olev isik, kes tõotuse väliseks märgiks ei lõiganud juukseid ega joonud viina. Simsoni ülesandeks oli päästa Iisraeli rahvas vilistide käest. Simson oli nii tugev, et kord kiskus ta paljaste kätega lõhki teel vastu tulnud lõvi. Teinekord tappis ta üksnes eesli lõualuuga 1000 vilisti. Ta võis vabalt katki rebida ka kõige tugevamad kõied ja ahelad. Kord tuli Simson Assa linna ja jäi sinna öömajale. Vilistid said sellest teada ja otsustasid ta surmata. Linna väravad suleti ja Simsonit asuti varitsema. Südaööl Simson ärkas ja kavatses linnast lahkuda. Leides linna väravad suletuna, haaras ta väravad koos piitade ja hingedega õlale ja kandis need kaugele mäe otsa. Sellest võime lugeda kohtumõistjate raamatu 13., 14., 15. ja 16. peatükist.